võtame, ma lihtsalt räägin juttu. Yeah. Nii, siin on siis, ütleme, selline väga soodne võimalus, kuidas vett puhastada, et ei pea ostma mitmetuhandelist mingit veepuhastusmasinat. Et see on väga lihtne, ütleme, selline nagu iidne tehnoloogia, et lihtsalt võttes klaaspurk, panna sinna tavalist kraanivett sisse ja nagu näha, siin on mul erinevad kivimid, mida saab ka väga paljudest, ma ei tea, looduspoodidest osta. Siin on mustad on siis Venemaa Shungidi kivimid, mis siis info kohaselt imavad vees olevaid mürke enda sisse ja siis lisaks need veel korrastavad veestruktuuri, mis on hästi oluline meile nagu parimaks vee omastamiseks kehas. Need valged hallikad on ränikivid, mis siis annavad veele mineraale, see on ka hästi oluline, et vesi oleks mineraliseeritud. Ja kolmas tehnoloogia, mis mul siin on, seda nimetatakse orgooni tehnoloogiaks, mis siis matkib püramiidi tema kasulikke omadusi. Ehk siis püramiidis on ka hästi oluline, et seal oleks kristallid sees, siis on vaske metalli siin sees ja muu sodi, nii-öelda sodi on siis tehismaterjali puru, mis on siis kõik need 3 komponenti kokku pressitud, et kui me avaldame, teadus ütleb, kui me avaldame kristallile survet, siis ta hakkab vaba elektrienergiat genereerima. Luueski siis selles orgooniplaadis sellise spiraalse energia välja, mida me silmaga ei näe. Ja seda võib siis kehale panna erinevatesse haigetesse kohtadesse, sest et hakkab meie aura välja, ehk siis elektri välja hakkab tasakaalustama ja praegu ma siis 3. aspektina laen siis seda vett. Et panen selle purgi siia orgooniplaadile ja siis läbi selle klaasi ka see elektrienergia jõuab vee sisse ja parandab, see elektrilaeng parandab vee maitse omadusi, et vesi muutub veel puhtamaks. Proovisin, tõsi. See kõik läheb kokku umbes 100 eurot kõik siin maksma, ei pea mitu tuhat eurot. Väga vinge. Aga palun. Aitäh. Ja kas sa näitaks, mis sul seal toanurkades ja räägiks? Palun. Toanurkadesse on ka pandud sellised väiksemad orgooni nagu tarretised. Siin on ka mingine materjal nagu, mitte otseselt plastmass, aga mis hoiab koos seda kõike materjali, mida ma nimetasin. Ja mul on vaja panna 4 nagu toanurka need, et ta siin täpselt siin toas nagu looks ka sihukese harmoonilise elektrienergia võrgustiku, mis ta teisisõnu lihtsalt et kõik tehislikud kiirgused, wifi-lained, andmesidelained, kõik, mis meid kahjustab kiirguse poolest, ehk need orgoonid siis siin ruumi võrgustikus, nad harmoniseerivad ära, et ta ei võta nagu seda andmeside interneti võrguühendust meil ära, me saame ikkagi kasutada 4G, 5G, mida iganes, aga ta lihtsalt muudab selle ruumi meie jaoks harmooniliseks, et andes just meile eluenergiat juurde, mitte on ka siis kaitseb selle tehis elektrikiirguse saaste ees. Aga räägi seda ka veel, et kus sa need ostsid, see on oluline. Neid tegijaid on mõningaid, aga mina näiteks avastasin selle alternatiivmeedia kanali Telegrami e-poest, et seal mõnikord leidub huvitavat kraami. Aga need väiksed orgoonitarretised, no need tegi lihtsalt mu sõber lihtsalt katsetamise eesmärgil Viljandimaal, et neid ise nagu rohkem ei tee. Aga tasub vaadata näiteks Telegrami poodi või siis pannagi Google otsingusse käsitöö orgoonid näiteks, et jah. Okei, aga seda käe peal, see on ka väga huvitav, ma tahan ka seda saada. Et palun tellimus. Ja see kontakt on siis minu sõber Riho Rästa, kes teeb Vasest selliseid käevõrusid. Neid rõngaid nimetatakse tensori rõngasteks, neid tehakse ka sõrmuste kujul ja info kohaselt, kas see vask on hästi oluline, mis hoiab meie seda, ütleme, meie elektri välja, meie keha sellist bio välja või aura välja hoiab nagu harmoonias, et ta maandab. Et vask on nagu väga hea nagu energiajuht, et esiteks ta koondab energiat ja teiseks ta maandab. Et meil on vaja tänapäeva ühiskonnas kuidagi tehiskiirguste vastu ennast kaitsta, eriti kes me oleme tundlikud inimesed. Et ma praegu ei oska rohkem ise nagu mingit tõestust anda, aga lihtsalt ma usun sellesse nii palju, et ma olen nagu tundnud, kuidas erinevates ka 5G väljades, kiirguse väljades, mul on tõesti hea olla, sest et ma olen hästi kiirgustundlik. Kui ma siia korterisse kolisin 2018, siis ma olin 2 nädalat hästi maandamata.
ja mul oligi vaja leida igasugused siuksed orgoonid ja sellised sarnased lahendused ja inimesed, kes tulevad siia korterisse ka tervendajad ütlevad siin nii rahulik olla ja nii hea olla, et inimesed siin inspireeruvad ja see on nagu suht haruldane, kui keegi ütleb kusagil kortermajas, kus nii palju kiirgusi ütleb, et nii hea on olla ja veel 4. korrusel ka veel maapinnast veel kõrgemal, kus on maandust veel vähem. Mida kõrgemale me kolime, siis seda vähem on maandust. Aga see nagu keharakke koondab. See mõtled see? Jah, et põhimõtteliselt see vask võtab keskkonnas olemasoleva energia ja koondab seda siia ümbrusesse, et jah, minu siis rakud saavad selle energia osaliseks. Okei. Ma tunnetan, et see on hea. Ma olen ka ülitundlik. Öeldakse, et jah, seda on ka hea energia tööks kasutada, kui sa ravitsed kätega või teed mingit rituaale, siis see vask sinu keha ümber võimendab seda kõike sinu maagiat. Ma tahaks 2, kas 2 käe peal võib ka kanda? Ma arvan, et ükskõik kuidas ilustad, see on, ma arvan, et võimendab jah, mida rohkem vaske on ju, seda ju parem. Siis palun mulle muretseda kuskilt, jah, just. Panen tellimusse. Aitäh! Ja, võtta heaks.